Kuna minu ettevõte tegeleb siis kalastusturismiga, siis otseselt võib-olla sotsiaalset poolt me ei puuduta, aga samas ma mõtlen, et sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse alla käib ka kogu see ühiskondlik tegevus ja kindlasti me sõltume Eesti veekogudest ja kalastikust. Tänu nendele siis see meie ärile üldse edu annabki ja kui kalu pole, siis ei ole ka meid, et seetõttu me ka panustame oma tegevusega tagasi loodusesse, ehk siis oleme seotud paari MTÜ ja sihtasutusega, kes siis nii-öelda Eesti kalastiku eest hoolt kannavad, et seda ikka oleks ja nende elutingimused oleks sobivad, siis kavatseme ka seal aktiivselt kaasa lüüa ja ka siis mingi osa oma rahast võib-olla siis loodusesse tagasi panustada. Et kuna mina tegelen turismisektoris, toon siis kalamehi Eestisse, siis kindlasti oleme seotud ka riikidega väljaspoolt Eestit, ehk siis mulle meeldibki see ideoloogia, et ma võtan turgu kui ühtset põhimõtteliselt Eestit küll Euroopa raames, aga ma ei võta niimoodi, et mul on Eesti turg, laienen kusagile Soome, Rootsisse, vaid ma võtangi kogu Euroopat kui ühte turgu, kus mina tegutsen ja kust kõik minu potentsiaalsed kliendid tulla võiksid. Et ma ei lahterdaks seda nüüd nii, et mul on kindlad laienemisplaanid, vaid ma olen kogu aeg seda juba äri algusest peale olen võtnud seda nii, et minu kliendid võivad igalt poolt tulla. Et ma ei keskendu pigem iga riigi erisustele, nagu tihti laienemisel tehakse, vaid ma võtan oma kliendi profiili, kes on kalamehed. Pigem keskendun sellele, kuidas neid kalamehed Eestisse tuua, mitte sellele, kuidas näiteks Itaalias siia tulla või tuua. Et kindlasti see maailma vallutusplaan on olemas nii selle ettevõttega, kui ka meil on plaanis paar uut projekti ja mulle meeldib see mõte, et äri tuleb teha mitmes riigis ja igal pool, mitte Eesti turg on nii väike, et see lihtsalt üks asi on see kasum ja tulu, aga teine pool on lihtsalt see, et kaugel on ikka huvitavam ja kindlasti soovitan kõigile alati kaugemale vaadata.